Tervist, kallid YouTube'i vaatajad. Tahtsin ütelda YouTuberid praegu. Ma väga loodan, tulevikus me kõik oleme suured YouTuberid ja saame oma kanalid omavahel ka jagada. Ju siis mul oli vaja seda praegu niimoodi öelda. Meil on külas täna Kairi. Tšau, Kairi. No tšau. Ja enne kui ma annan Kairile mikrofoni, siis natukene tahan rääkida, et kuidas mina teda tunnen ja miks ta siin üldse on. Kui te mäletate teie, kes te niimoodi iga päev mind vaatate, ma loodan, et teid on väga palju, siis metsajalutuskäigus lihtsalt mul tuli inspiratsioon puusalt, et kutsusin üles naisi, mehi, kes tegelevad mingite huvitavate asjadega, et tulla minu kanali kaudu ennast näitama, et ehk ka saaksime teha koostööd. Ja Kairi oli üks nendest siis, kes kirjutas mulle ja ma vist arvan, et ma just ka kohe võib-olla ei vastanud, aga ta oli sitke naine ja nii hakkaski meie koostöö toimima ja hästi huvitavate asjadega tegeleb ja tema kohta saab informatsiooni ka siis kodulehekülje partnerluslehe pealt sealt numbritekeel.ee. Aga mina tean nõksukene Kairist, aga nüüd mina tahan, et Kairi räägiks kõigile meile, kes ta siis on ja miks ta tahtis minuga koostööd teha. Ja kuidas sa üldse, Kairi, jõudsid sinna, kus sa siis praegu oled, mis viis sind sinna? Ole hea. Tere, ma ütlen kõigepealt palju, mul on hea meel, et sa mind kutsusid täna siia sellesse videosse ja tegelikult, mis mind sinu juures võlus, et esiteks see numbrite maailm on mind väga ammu köitnud. Ma arvan, kuskil 15 aastat tagasi ma lasin endale esimese kaardi teha ja siis ma seal kõik vaatasin, kuidas minu need numbrid jooksevad ja jube põnev oli ja see inimene kadus mu elust. Ja siis äkki vaatan, keegi räägib jälle numbritest, et väga selline kuidagi nagu haakis mind. Ja muidugi teine asi, mis mind haakis, samasugune naine kõnnib metsas teel, Ja. lindistusi. Täpselt nagu minul tuli mingi impulss. Ma tundsin, et ma pean kuidagi mingisuguseid, mina teen muidugi siukseid lühivideosid. Ma lindistan seal metsas, kui ma kõnnin, see on minu igapäevane sihuke rutiin. Ma käin tund aega vähemalt koeraga kõndimas, nii nagu sinagi käid, on ju. Mhm. Ja see on nagu minu sihuke enda laadimiskoht või paik ja enda akude laadimine. Nii et vot see oli see, miks ma tundsin, et jess, et meil on nagu mingisugune, ma ei tea, mis meil on, ühine mingisugune osa, on ju. Maandamise koht on sama, Jah, eri just, metsas, aga sama koht. just, ja. Ja sellepärast ma kirjutasin ja ma ütlen ausalt, mind on alati kutsutud koostööpartneriks. Hmm. Ja ma ei ole kunagi, võib-olla mõned üksikud korrad üldse, mis ma olen elus astunud ise sammu. Ja see on võib-olla üks, no ma ei tea, mingi impulss tuli ja kirjutasin. Mhm. Ma ei ole mingisugune üldse enda kuhugi pakkuja. Ja Mhm. nüüd pakkusin ja näed, nüüd me siin oleme, on ju. Ja, Ja, siis selles mõttes, et Kairi kohe räägib, mida ta teeb ja kuidas ta sinna jõudis, aga teate, miks on mul vaja üldse tegelikult numeroloogias käepikendusi ehk siis koostööpartnereid, sest te saate läbi numeroloogia siis selle sünnikaardi selgituse, te saate teada, mida te tegema peaksite. Aga mina ei tule teil kätt pikas perspektiivis nagu kaua hoidma, te saate justkui selle tööriistakasti iseendaga hästi palju tööd teha, aga siin on Kairil väga palju jällegi sellised vahendid, kuidas tema saab siit nagu sind edasi sealt kuskilt nagu aidata. Ole hea. ja mina olen tõesti ennast täiendanud väga erinevate koolitustega ja erinevate praktikatega. Mul on tööriistakast päris suur. Ma olen õppinud kehapsühhoteraapiat, ma olen õppinud hüpnoosi, konstellatsiooni, nii perekonstellatsiooni kui ärikonstellatsiooni, ma olen hingamisterapeut, ühesõnaga see tööriistakohver on suur ja mis mu Mm. number? 5. Üks number on mul seal vahepeal ametite ala peal, tohutu õppija. Praeguseks ajahetkeks ma olen tõmmanud väga sellise nagu joone vahele, ma olen ikkagi otsustanud, et ma annan rohkem välja, kui õpin, ma väga valin, kus ma lähen ja mida ma nagu tahan juurde täiendada, et ma olen praegu selles etapis, et ma annan rohkem välja ja ma olen inimestega tegelenud aastast 2013 kuskil ja olen teinud rohkem, küll alguses tegin gruppe, vahepeal tegin rohkem erapraksist, nii et ma teen nagu kõike. Nii et Mm. ma võtan vastu nii online'is, koha peal, grupid koha peal ja online'is ka grupid on mul, nii et ühesõnaga ja need seansid ka, et väga palju selliseid erinevaid asju tegelikult olen kokku miksinud. Ja me korra sinuga nagu arutasime seda raha teemat, on ju, et võib-olla täna natuke avame ust sinna
ja üks valdkond, mis mind ennast on viimased aastad väga palju huvitanud, on rahapsühholoogia. Ja ma olen seda nüüd erinevate koolituste läbi, perekonstellatsiooni, ärikonstellatsiooni ja nende kõikide õpingute, olen mitu koolitust ise kokku pannud ka, kõik need asjad sinna niimoodi paketti ja vot seda ma nüüd ka olen päris palju jaganud inimestele. Nii et see on üks osa sellest tööst, aga raha tähendab kõiki asju kokku, nii et see on nagu üsna, suur. ja üsna huvitav selles mõttes, et vaata, kui põnev, et sünnikaardist ju ka ma käin läbi selle nagu ametite kolmnurga, siis inimene on vahest segaduses või klient siis, et miks neid ameteid nii palju on. Selles suhtes me elame ju noh, loodetavasti seal 100 ja 100+, eks ju, et arvatavasti me eluetapil erinevates aastates me teeme mingisuguseid erinevaid ameteid läbi. Kus kohas on siis see nagu energia kinni? Ma olen ise ka rüganud tohutult ja ma mäletan mingisugust teatud perioodi elus, kus nagu teenid hästi, aga raha ei ole. Et ma arvan, et see ongi see koht, kus sina saad inimesi justkui aidata, on ju. Mina annan nagu selle konkreetselt ametite nagu listi sulle, et seda tee, siis me vaatame nagu, kuidas missioon ja siis ametite see kõige tähtsam amet seal sellega nagu sünkroniseerub. Ja siis sa mõtled, et ei, ma ikka nagu sellist asja küll veel nagu ei oska. No sa pole veel küps, kui sa seal 25-aastasena mulle seda räägid, siis see algab alles sul kuidagi formuleeruma seal 35 ja pluss edasi, et missioon juba avaldub seal mingi kellegi 35, 45. Väga palju sõltub, aga ma arvan, see, mida sina teed, seesama rahapsühholoogia, sina aitad võib-olla avada, mitte võib-olla, aga ma arvan üsna kindlasti, et kus sa seal kuskil kinni oled. Ma arvan, et see on ja mingi selline teema, just sest mina seda ei täpselt tee. ja Ja täpselt räägi nii see on. sellest. Raha mõjutab meid väga mitmel tasandil. Üks osa on see, mis meil oleme oma eluajal kogenud. Kõik need igasugused uskumused ja need plokid, mis meie sees on ju, see on üks pakett. Üks pakett on see siis, mis me oleme saanud oma vanematelt. Kuidas neid on see raha mõjutanud. Siis pluss veel on suguvõsa ja siis pluss on veel ühiskond. Et seal on väga palju mõjutusi, mis meie kõik võtame ja rõõmsalt iseendaga. Ja need võivad olla väga-väga erinevad. Meil ei ole sellist ühesugust õpetust. Meil on väga palju selliseid koolitusi, kuidas saada edukaks, aga tegelikult see ei pruugi üldse igaühele sobida. Igaühele ei sobi see, et mine nüüd kooli, tee täpselt nii, nagu sulle ette öeldakse, järgi neid juhiseid ja siis sa jõuad sinna punkti. Mõni vastupidi peab tagasi tõmbama, ta peab just õppima, kuidas nagu lõdvestuda, kuidas nagu vabamalt võtta. Teisel peab olema distsipliini rohkem, igaühel on väga erinev see. Ja see on väga individuaalne, vaat see individuaalsus tuleb endast nagu üles otsida. Aga sul on teatud koolitused üles pandud, eks ju, kas seal juba selle koolituse kaudu inimene saab iseendaga tööd teha või siis Ja, on see, et seal on sul veel lisavõimalused, kui teil jäi midagi nüüd vajaka, et siis saab näiteks broneerida sult ka isiklikku aega kuidagi mingi süsteemi järgi. ja mul on olemas online koolitused, mida saab kohe võtta, mis on niisugused nagu lühiampsud, mida saab inimene täpselt sellel ajal, millal ta ise soovib, saab need läbi teha. Siis ta saab mu juures näiteks aja broneerida, kui on nagu see, sealt võib-olla tekkinud mingeid küsimusi. Siis on mul pikemad koolitused. Kõige pikem on niisugune 4-kuuline, mis nüüd hakkab 2. veebruaril. Sinna saab juba broneerida aega. See on online'is. Seal mul on ette lindistatud videod, seal on Zoom kohtumised. Seal me vaatame läbi kõigepealt meie emotsioonid, lapsepõlve, suhted ja siis lõpuks raha. Ja kui rahani me jõuame kõige lõpus, see on alati, sest eelnev on vaja läbi vaadata. Et seal ei ole nii, et ma lähen sinna ja hakkan kohe. Võib muidugi olla nii, et sul on võib-olla rahas mingisugune väga konkreetne plokk, võib-olla mingi seotud näiteks suguvõsaga ja see nagu ära lahendada ja sul läheb juba väga palju lihtsamaks. Võib nii olla, aga ei pruugi. Tavaliselt on meil ikka enda sees ka veel mingisugused asjad. Ja mina ütleks, et rahal on nagu 3 põhiasja, mis sihukest tuleks nagu endas läbi käia. Number 1 on see, ma pean saama suureks. Ma pean eralduma oma vanemate perekonnast ja võtma vastu otsuseid täiskasvanud kohast. Sellepärast, et kui ma ei ole täiskasvanuks saanud, siis lapse kohast ei saa ma võtta ühtegi adekvaatset otsust ja lastel üldse raha pole vaja. See on nagu esimene samm. Teine samm on see, ma pean aru saama, et mina olen number 1.
raha tuleb sinna, kui mina olen number 1. sean enda fookuse iseendale, teiste jaoks raha ei tule, tuleb ikka endale. Ja kolmas, mida meie siin sinuga teeme, ülioluline punkt on see, õpi ennast tundma. Et kui sa Mhm. õpid ennast tundma, siis sa saad luua muutust. Sa saad aru, Mm. mis sul on vaja teada saada ja öeldakse, et mis mul see elu eesmärk siin üldse elus on. Mina ütleks, et elu eesmärk on just ennast tundma õppida, ennast armastama hakata. On, See on meie on. elu eesmärk. Ja kui ma sellest olen läbi läinud, siis ma juba oskan valida ka. Ma tean, mis Mm. mulle sobib, mis mulle ei sobi, on ju. Nii et no näiteks, kui ma küsin praegu, sa oled teinud seda edukuse koodi Mm. inimestele, on ju. Nii, ja nüüd kui ma küsin nendelt inimestelt, nii, kes te kõik neid vaatate, sul on see edukuse kood, kas sa oled võtnud selle kasutusse? Mm. Oled võtnud kasutusse? Jah, et meil on vaja teha väikseid sammud, tundub, et ma pean mingi suure sammu tegema. Mina olen võtnud, mina sain oma edukuse koodi, ma võtsin selle kohe kasutusse. Nii tubli. Jaa, sellepärast, et ma tunnen, et see on, mitte see ei ole ainult minu edukuse kood, see on minu kood. See on On, minu on. kood, on ju. Ja kui see on minu kood, siis kui ma seda kasutan igapäevaselt, see tähendab seda, et ma olen kogu aeg iseendale number 1. Ma Mm. olen endale oluline ja vot see on, Tead, need pisikesed väiksed sammud on nii ägedad. Täpselt nii. see on nii armas, selles mõttes, et teate siis nii huvitav, sest ma räägin tegelikult Kairiga niimoodi täiesti esimest korda ilma nalja viskamata, et nagu nii tore on sind kuulata, et kuidas sa nagu toetad just neid samu asju, mida mina ka toetan. Ja sa räägid seda nii ilusti selles osas, et arvates läbi selle oma koolituste, ma loodan, et mina ka kunagi jõuan sinna sellesse protsessi, kes seda teab, võib-olla hakkame koos tegema neid asju. Noh, mingi nii, et mina täiendan sind, sina täiendad mind. Vot me peame pärast eetrit natuke veel rääkima. Sest Kairi on teate hästi armas naine, kes on mind tegelikult tulnud, ei tea kust, mina küll ise kutsusin, aga ta tuli mu ellu ja Kairi on kogu aeg andnud mulle väikseid näpunäiteid, sest ma ju ka täiesti nagu põlve otsas alustan. Selleks ma kutsun ka teid üles üksteist aitama, sest see on ju ka meie missioon, et läbi selle jällegi me ju õpime ennast tundma, et kus on ikkagi abi vaja, siis lihtsalt kutsu ja sulle antakse, ütleme siis niimoodi, või küsi ja sulle antakse. Ja siis siin on näiteks ka hästi huvitav asi, mis sa nagu ütlesid, ma vaatan, kus mu tahvel on. Aga noh, tegelikult ma ütlen siis niimoodi, siis sünnikaardis on ka samamoodi, seal on nagu, see on viisnurgakujuline. Alles kolmas on see ametid ehk siis see raha, kus sul liigub. Enne seda on vaja jõuda see, et see sinu sünnipäev, mis ütleb, kes sa oled. Ja teate, kui naljakas, õnneks ma kuulen seda vähe, aga tuleb tagasisidena see, et no ma ju tean nendest asjadest, noh, ja edasi. Oh, see ju kohe ütleb mulle seda, et aga sa ei ole üldse valmis endaga tegelema. Noh, et saad aru, selline mingi nahaalne nagu sinna olek, et no ma tean, mis siis. Noh, siis ongi pissu püksis, no siis ei olegi midagi teha. Et sorry, et ma niimoodi ütlen, aga sealt tuleb ju veel nii, nagu sinagi, Kairi, ütlesid, et siis on see, et hakata ennast armastama, et alguses see, et kes sa oled, et kas sa oled lapse faasis või sa oled täiskasvanu faasis, on ju, kui sa täiskasvanuna seda teed. Mis on see, et ennast uurida, seal juba annab see, et näiteks sünnikaardi osas on see nagu vaimsuse osa. See, et kes sa nagu üleüldse oled, kuidas sa tunnetad, milline roll on sul siin elus, sellepärast et sealt tulevad ka välja, mida sa eelmises elus oled teinud. Sa saad siis väga hästi aru, miks sa aeg-ajalt oled agressiivne, miks rusikas läheb rulli. Noh, mul ka noorena läks rusikas rulli, tean väga hästi, ma olen olnud kuskil eelmises elus sõdur. Ma olen peksa andnud kellelegi, ma olen tapnud inimesi, vot mille üle ma õnnelik ei ole, aga siin sain aru, miks ma noorena olin selline. Noh, saate aru, see on kõik seotud, nii nagu Kairi räägib seda oma koolitustest ja siis ta jõuabki sinna nagu raha on viimane, nagu sa ütlesid, on ju, et minul on ka vaja enne sünnikaardis teha eeltööd, enne kui sa jõuad sinna raha energiasse. See tähendab seda, et sa pead töötlema enda kallal, mitte nii, et ei loe nagu raamatut A4, põmm-põmm-põmm, okei, raha, kus papp on, nagu saad aru. Ja, sest inimesed tahavad kohe saada seda lõputulemust. Aga Mhm. tegelikult meil on vaja eelnevalt ja igaühel on see nii individuaalne, kellel on vaja rohkem vaadata, rohkem sellist, mis tal on oma elus antud eluperioodil võib-olla läbitud ja mis seal on vaja läbi töötada, on ju. Mõnel on vaja seda vanemate kohta muidugi vaja kõigil teha, siin ei ole kahjuks Mhm. niimoodi, et siin ei ole meil järeleandmisi kahjuks, et on vaja ikkagi jõuda sellesse kohta, et minu ema on selline ja minu isa on selline ja nii on. Ja vot, kui me jõuame sellesse kohta, et me ei anna enam hinnanguid, et me ei ütle, et ai, seal ikkagi on veel see koht ja need on nii huvitavad.
mul on veel selline konstellatsioonikursus, kus me 6 õhtul vaatame läbi need põhiteemad, seda ma teen küll kohapeal siin Tallinnas, aga need inimesed, kes selle nagu läbivad, nad ütlevad ka, neil on energeetiliselt väga suur muutus selle tõttu, et nad suudavad vaadata oma ema ja isa täiesti teistmoodi, teise mm, nurga alt. Sellepärast, et nad saavad aru, et see, mida nad on õppinud ära lapsepõlves, need käitumised või need reaktsioonid vanemate suhtes, need ei pruugi üldse enam sellised olla, aga me ikka samamoodi vaatame seda maailma, ikka nende sama prillidega. Need mm, reaktsioonid ja emotsioonid on ikka samasugused, aga tegelikult me oleme hoopis teises kohas. Meil ei ole enam tegelikult neid asju siin ümber. See on olnud meil lapsepõlves, me käime kogu aeg sellega kaasas. Ja kui meil tulevad mingisugused suured emotsionaalsed läbielamised, siis me kukume sinna lapsepõlve kohe tagasi, kõmm. mm. Ja oleme see väike tüdruk või poiss. Ja vot see on meil vaja ära õppida, et kuidas me saame nii, et esiteks me võime sinna küll kukkuda, aga me tuleme emotsionaalselt endaga toime. See on kõige olulisem koht, et me ei hakka. Ja siis me käime paanikas kuskil, ma ei tea, kelle eest, sööme neid tablette, võtame maha. Mul on nii palju neid kliente, kes tulevad ja söövad tablette ja nad lõpuks väljuvad siit, sellepärast et aina rohkem ja rohkem nad lahendavad neid enda sees olevaid asju. See on ikkagi, see on protsess, siin ei ole niimoodi. Mul nii toredalt minu see kehapsühhoteraapia õppejõud ütles, et me oleme siin punktis ja siis me hakkame mööda spiraali siit ennast niimoodi välja kruttima. Ja vot need on need meie reaktsioonimustrid, mis meie elu jooksul me oleme enda sisse nagu ära õppinud ja see on meie harjumuste süsteem. Nii et meil on vaja sealt välja kruttida ja kõik on võimalik, ma ütlen alati. Absoluutselt, arvatavasti on kõige rohkem vaja nagu tahta ja tahta endasse sisse vaadata, endaga tööd teha. Mhm. Et issand, mul tuli väike üks mõte, et selline küsimus, on sul selliseid püsikliente või püsikliente äkki, et klient nagu tuleb ja tuleb, et kas näiteks, see on täitsa mingi lambi küsimus, ma praegu kujutasin ette vaata, et ega mingisuguste asjadega ei saa ju kohe esimese seansi või esimese konsultatsiooni nagu ka hakkama, eks ju. Ja kas on näiteks ühe inimese puhul sa kasutad mingit seda konstellatsiooni, siis sa ütlesid, sa teed hingamisi, sul on veel erinevaid praktikaid. Kus sa tajud, mida see inimene praegu näiteks vajab, et kas sa vaatad niimoodi, skännid, kas teil on enne mingisugune läbirääkimine, et istute maha, üldse no, kaardistate tema probleemid ja asjad üle ja siis No mitu tavaliselt, küsimust, aga äkki said aru, mis ma nagu ja, mõtlen? tavaliselt inimene tuleb ikkagi mingi konkreetse küsimusega. No Mm. väga paljud tulevad suhetega, ma ei tea, miks mul satuvad, mul on endal väga palju suhtepraktikat selja Ai, taga, erinevaid need tulevad peegeldama. kõikumisi ja loksumisi on ju. Ja siis ongi nii, et see sõltub inimesest. Me mõnikord vaatame võib-olla läbi konstellatsiooni ja lahendame selle suhteteema ühe korraga. Siis, kui Mm. sa tahad saada välja nagu sellest mingist mustrist endast, siis see ei ole võimalik ühe korraga, siis meil on vaja teha pikem protsess. Ja inimene võib käia siin nagu mingisugune, ma ei tea, mõned kuud, mõni isegi pool aastat, aasta, et välja kruttida ennast sellest, kus ta nagu see tohutu mingisugune, no mina ütleks niimoodi, meil on arenenud võltsego ja sellest võltsegost on meil vaja välja saada ja saada sellele endale lähemale ja see on protsess, see ei ole kahjuks nii ja see on ju huvitav ja siis tuleb keegi ja ütleb, oh, issand, ma olen sellega 10 korda tegelenud, see ei ole võimalik. Aga me lähme tagasi. Me oleme ikka selles süsteemis, sest me ei ole sellest välja kruttinud. Ja täpselt samamoodi on konstellatsioonidega. Me teeme ja siis igaüks mõnikord inimene ütleb, ma olen jälle selles punktis ja jälle see ema teema tuleb ülesse, sellepärast et see ei ole ära lahenenud minu sees. Seal on nii palju kihte. Ema ja isa on väga palju kihte. Ja kui me Mm. vaatame raha, on ju, siis raha aspektist vaadates, seal võib hoopis midagi muud üles tulla. Seal ei pruugi üldse need võib-olla olla, mis ma olen juba ära lahendanud. Sealt tulevad hoopis teised asjad. Nii et see on jah, niisugune põnev maailm ja see numbrite maailm on selles mõttes põnev, et see on ka niisugune, kuidas ma ütlen, nagu struktuurne, seal on väga kindlad tegelikult reeglid. Täpselt sama on konstellatsioon või ütleme perekonna, selline perekonnasüsteem. Mina uurin süsteemi ja mina uurin inimese süsteemi seal, kus sul on need kinnijäämised, energeetilised kinnijäämised. Ja vot need sõlmekesed on vaja lahti arutada, selleks, et energia saaks jälle voolata. Nii et sina teed nagu eeltöö ära tegelikult, selles mõttes on see nii äge. Sa näitad ära, kus need sõlmekohad tegelikult on. Nüüd on inimese enda asi, kas ma hakkan seda sõlme lahti tegema või ma ütlen, et ma tean küll.
ja tegelikult mitte Mhm. midagi ei tee, on ju. Nii et see on, meil on valikute võimalus. Ja see on nii kihvt. Siin on tegelikult üks juhtum oli selline väga huvitav. Äh, Vahet pole isegi, kui ta vaatab, siis ta vaatab, aga ma arvan, et ta ei vaata, ega ma nimesid ei nimeta. Ta ütles ka, et ta ei saanud nagu millestki aru, kirjaliku tellise, ta ei saanud nagu millestki aru, seepärast et väga paljud on tuttavad asjad, millega ta nagu tegelenud juba on. Et tal ei olnud nagu sellist mingit ahaa-efekti. ja ma saatsin talle ilusa kirja ja teate, mul on olnud suulisi kliente sellised nagu ütleme, Kairi, sinu tüüpi inimesed kes on võtnud, no siis Heidi oli üks nendest, ma Heidi nime ütlen, sellepärast et Heidiga alles oli, tema teeb ka konsultatsiooni ja tema teeb hingamist, ta elab Soomes. Ja temaga koos videot saab vaadata, siis Heidi on endaga nii palju tööd teinud, täpselt nagu sina. Et põhimõtteliselt Heidi võttis ainult selle sünnikaardi analüüsi, ta võttis suulise versiooni sellepärast, et ta tahtis teada, kui palju numeroloogia töötab selles osas ja kui palju see annab nagu seda valgust või seda arusaama tema enda sees. ja tead, oli nii kihvt, inimene investeeris sellesse, me tegime koostööd, sest ma saadan häälsõnumeid, tema häälsõnumeid ja see on nagu selline protsess ja siis ta ütlebki, et täitsa lõpp, Erika, ma olen nii õnnelik et kuidas võis olla ja kuidas oligi kunagi ja see tuli numeroloogiast ka välja ja ta on nii palju läbi selle konstellatsioonide, nende hingamiste, see vaata, sina ju ka oled õppinud kogu aeg, sa ju kogu aeg läbi õppimise ju kogu aeg tervened sa saad aru endast rohkem ja rohkem ja siis see, et kui keegi saab kirjalikku, onju, siis ma saan aru, kuidas see on toimunud. Ta on võtnud selle paberi, lugenud läbi. Okei, selge. Aga siis iga rida tähendab midagi. See on nii, nagu sinu juurde tullakse ja tullakse. Näiteks see, et kui Kairi juurde lähetegi, väga paljud on juba saanud kirjalikku analüüsi. seal on need vanematel need, mis need on, noh, ma ütlen seal karmavõlad arvatavasti, aga need on mingid teatud mustrid, mis teid trigerdavad, seal on siis 4 nuppu ja üks on veel suguvõsa nupuke. ehk siis täiesti võtad selle niimoodi välja, loed nagu läbi, seal on plussid-miinused, kui saad nagu endast aru, et okei okay,, on jah, mingi nagu jama veel nagu mängus, siis lähedki Kairi juurde, ütled, kuule, ma ise tunnen ka, et nagu täiesti pekkis on nagu seal vaata sellises kohas ja ütled, näed, Merike ütles ka, et on vot selline asi, teeks midagi sellega. ja ma saan ka aru, et selles suhtes mina olen jube kange juurikas, minu siis, kui edukuse koodist rääkida, siis mul on maskuliinsed numbrid seal kõik. mul on siis edukuse kood 73787. noh, täielik nagu masin ja mina endaga saan niimoodi hakkama, kui ma ütlen, et Merike, nüüd ma räägin endale uut lugu ja ma hakkan rääkima uut lugu. aga nii nagu sa ütlesidki, Kairi, et kõik ei ole niimoodi, kõik ei suuda seda niimoodi ja nii kui ma näen ja tajun, et ma lähen jälle tagasi sinna, siis ma ütlen, oh, 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 eksime praegu, nii davai tagasi. kui lähen süüdistusse, ütleme siis see süüdistus, et mul on emaga alati mingisugused jamad, siis on see, et siis ma saan aru, ma pean tänulik olema, et mul on ema olemas. mul on tänulik selle eest, et need õppetunnid, mida ma olen saanud läbi nende, ma olen ju kasvanud. ja mina võtan alati ema selles suhtes, et ema on ju ka üks roll läbi tema tegemist ja mina olengi kasvanud. kui ta oleks, temal on ka raske, sest tal on ka omad mustrid, omad asjad, kuidas noh, me oleme trikerdanud. et tegelikult ütleme siis niimoodi, et ema on nii pritšom, tema on lihtsalt üks nagu soome keeles on ütelda, et töökalu, tööriist ja läbi selle me ju kõik areneme, ehk siis sinul on oma missioon ja kellel on minu meelest vaimse õpetaja või siis ütleme üldse esoteeriku need missioonid, mis on natukene ikkagi erinevad teistest, ma ei mäleta, mis su missioon on, kas ma luusisin sinna sisse, ma võin pärast luusida. aga see tähendabki seda, et sul on raske, aga mis on raske? me ise mõtleme selle raskeks või tegelikult on see, et see on nii nagu matemaatikaeksam või keemiaeksam, nagu ma olen näiteid toonud. noh, me võime seal jonnida, et see on raske, tegelikult on see, et teed selle ära ja lähed jälle üks samm ülespoole. nüüd ma ja jälle see on nii tihti jahvatasin. ja inimesed seisavad nii tihti nagu selle, ma nimetan nagu uksepaku peal, on ju. Ta Mm, loksub sinna ette ja taha ja ta ei lähe siit edasi. ja siis ongi vaja kedagi, kes niimoodi natuke võib-olla teda tõukaks või siis kuidagi annaks selle käekese ja ütleks, et tule astu nüüd see samm, on ju, nii et need inimesed on väga olulised, et kes ikkagi nagu meid edasi suunavad, aga igaühega on väga individuaalne. ja mina mm, ütleks, et väga palju meil ikkagi toimub seda sellisest nagu jõumeetodil, tee nii, tee ära, ole nii. aga tegelikult väga tihti on vaja hoopis sellist pehmemat lähenemist selleks, et see inimene tunneks, et on turvaline astuda see samm.
sinna mm, tundmatusse. ja seda väga vähesed tegelikult nagu pakuvad või annavad, et noh, näiteks läbi kehapsüsioteraapia on ikkagi väga palju sellist hoidmise kohta, turvalisuse kohta ja just läbi selle nagu aidatakse inimesi edasi liikuma, sest me oleme lapsest peale ikkagi saanud ju kogu aeg seda, on ju. ei ole nagu olnud. ja mis me siis teeme? Täiskasvanule, iseendale teeme see niimoodi, on ju. ei, mm, pean ja see vot need mm, peavad, see on hästi palju sellise ja väga paljudes praktikates on see ka sees. ja seda pehmust inimestele aina ikkagi nii palju ei õpetata, seda iseenda vastu pehmust mm. ja sellist turvalisuse patja enda sees nagu looma. seda väga palju ei õpetata, mis on nagu minu missioon olnud siin, et rohkem nagu seda see on nii edasi. armas. See on selles suhtes, et see jälle räägib, vaata, Kairi, sina oled sündinud teisel päeval, on ju. Mhm. Ja siis mina olen sündinud 16. ehk siis see kokkuliites on 7. Mul on rohkem sellist maskuliinsust. Ma poputan, mulle väga meeldib, aga tead, kui ma ikka 13 korda räägin ühele inimesele, et seda ja seda peab tegema, siis tuleb, oh, stopp, ma enam ei jaksa, mul on siin kuskil piirdumi ette, sellepärast mulle väga meeldib see oma strateegia, see oma numeroloogia ja sina oled siis just väga sobilik nagu käepikendus, sest ma ka tegelikult ju numbriliselt näen, et me täiskasvanud inimesed, me oleme nii erinevad. ega siis ma Mhm. ka kogu aeg kange juurikas ei ole, siis kui on olnud elus rasked momendid, kus on igasuguseid asju olnud, tahtsin väga välja juba ütelda, aga ei ütle, siis on küll selline, tahaks hästi pisikene olla, tahaks, et keegi Mhm. kollistaks ja ütleks, et sa oled Mhm. nunnu-punnu, endal käed ei tule nagu ümber. No see on nii huvitav see, et aitäh, et sa teed seda, mida sa teed. Ja. ja, ja korra võib-olla veel tagasi tulla nende ametite juurde, et me mõnikord, meil on nagu kindel nagu nägemus nendest ametitest. ma võin rääkida siukse ühe loo siin. ma käisin kunagi ammu astroloogi juures ja tema ütles, et noh, sinul on kindlasti suhted on üks teema, mis sul on vaja siin lahendada ja sinule sobib väga kehatöö. ja see oli aastaid-aastaid tagasi, 20 aastat tagasi, siis ma tulin sealt tagasi ja mõtlesin, täitsa nõme. ma olen terve elu teinud aeroobikat ja mul siis kopp ees ja ma ei taha sellest enam mitte midagi kuulda. ja praeguseks ajahetkeks ma saan aru, ma olen õppinud kehapsüsioteraapiat, see on täiesti totaalne teine lähenemisviis on ju. Mhm, sellel hetkel ma ei teadnud, et niisugune asi üldse võimalik on. nii et mhm, ametite selles võib ka olla, et sa annad võib-olla mingisugused mõtted, aga mhm, laiendage seda, see ei pea olema mhm. niisugune kitsas, on ju, nii et see oli lihtsalt niisugune üks näide, mis mina antud ajahetkel mõtlesin nende ametite koha pealt on ju. nii et mõelge kaasa ja mõelge, mis siis teil võib-olla siin ja mõnikord on ka see, et noh, et me peame, mõnel on rohkem seda suhteteemat ja suhteteema on ju nii lai teema, seda meil on ju väga paljudes ametites, see ei ole nagu mingis ühes, siin on ju nii palju kohti suhtlemist. nii et see Mhm. on ja need inimesed, no mina näiteks aastaid, mul oli see ikkagi väga, noh, minul oli sihuke, et ma kasvasin üksinda, mul oli väga vähe suhtlemist, mul oli nii palju igasuguseid kurguteemasid, hääl oli ära ja siis, kui ma töötasin sellises väga maskuliinses keskkonnas, ärimaailmas, kogu aeg hääl ära, kogu aeg oli hääl ära. ja siis ma tulin sellisesse hoopis nagu teise maailma, on ju, tegin täitsa kannapöörde, mul pole kordagi hääl ära olnud. Vaata, kui huvitav, see on jälle nagu hästi-hästi huvitav. mul on nagu, ma väga palju selles suhtes, et vaata seda, kui öeldakse, et kui hääl on ära, siis mida see tähendab, midagi öeldakse, kas sul on mingisuguseid asju, mida sa välja ei saa rääkida või minu jaoks hetkel oli üks märguanne. ma osalesin eile naisteklubis siin Helsingis, Eesti naised kogunesid, sellised ärinaised ja mõned ei olnud ärinaised. seal ka tegin ettekande, tead, ja siis rääkisin nendest asjadest, et kui sul tekivad mingid takistused, noh, äri mastaabis on see, et kui sul äri ei lähe nii, nagu peaks minema, hääl on ära, järelikult siin tasuks hakata kuulama, et see on mingi märguanne, sa teed midagi valesti ja keha annab sulle märku, et midagi on nagu, noh, Kairi oskab sellest rohkem rääkida, aga mina enda najal ilma siis Kairi abit palumata, sest Kairit ma ei tundnud siis ja üldse siis ma ei olnud selles maailmas ja mingi paar aastat tagasi, siis ma sain aru, kui sa oled selles jamas, siis sa ei saa aru, kui see jama on möödas, siis sa mõtled, mis asi see oli. ja siis saad aru, kui sa maha rahuned ja kui sul hakkab aega enda jaoks rohkem olema ja siis mõtled ja mõtled, siis mõtled, et mulle anti tegelikult juba ammu märku, et ma pean tegema mingi muutuse. ja see on nii põnev, sellepärast et näiteks kui ma ennast analüüsin, siis näiteks 2 aastat tagasi ma läksin ikka täiega auku. ja ma arvan, kui ma nüüd sind, Kairi, võtan või siin eelnevaid, kellega ma olen rääkinud, siis kõik käivad ära nagu mingi jama. ja siis pärast tekib nagu mõte, et
No selle jaoks oli vaja selline prahmakas läbi käia, siis mõtled, et noh, head ellu jäin. päris Ja kõva mutt. No siis absoluutselt. sinu ja enda puhul ükskõik kelle, te naised ka ja mehed, kes te kuulate praegu meid, pange siia alla kommentaare, et teil on ka kindlasti elus mingisugused krahhid olnud, no ütleme krahh krahhiks, igaüks saab seda igat moodi nimetada, keegi nikastas põlve ära, on ju, keegi võib-olla, ma ei tea, käsi läks natukene seal kipsi, aga pange ka, kirjutage, kommenteerige, elage kaasa, et mis teil peale sellist juhtumit on nagu avardanud silmi või arusaamist, et kurja, see töö oligi vale koht tegelikult nagu Ja vaata, sa saad ju Merike tunnistada, et kõik need läbielamised, see on sinu nii suur pagas, kogemuste mm, pagas, mida sa praegu tegelikult ju jagad. Olgem mm. ausad, sa No saad on, seda on. jagada, on ju. Ja mul on täpselt samamoodi see pagas, see sündmuste jada, millest ma kõigest olen läbi tulnud, see on nii tohutu pagas. Ja kui Mm, keegi tuleb mingisuguse samasuguse situatsiooniga, no näiteks keeruline lahutus, rahakaotus, ettevõttega ei tea, kuidasmoodi minna, siis ma tean, mul on need kogemused olemas, ma tean täpselt, mhm, kus ta on või mida ta seal antud ajahetkel tunneb, ärevused mingisugused. Mul on kõik need läbi käidud, ma saan öelda, et okei, ma muidugi ei hakka iga kord sellega samastuma, onju, aga ma saan kohe võtta enda sellest kogemuste pagasist selle osa ja ma saan temaga täiesti nagu ühel lainel sellest rääkida. Nii et ma saan ainult aitäh öelda nendele kõikidele mhm. mega suurtele raputustele, mis seal on elu jooksul tegelikult ikkagi olnud, on ju. Ja, Nii et aitäh. ja aitäh, tõepoolest aitäh selles, et ongi nii huvitav, kui sa ka, Kairi, kindlasti analüüsid need inimesed, kes juurde tulevad, siis keegi kuskilt nagu midagi nagu trigerdab selle üles ja mõtled, oo, muidugi, see lugu on mul juhtunud, nii nagu sa just praegu ütlesidki ja siis ma mõtlen ka, et mul ka mingid teatud teemad, mis mul on elus nagu läbi käidud, see on võib-olla mingisugune 4-5 varianti on ju erinevast mastaabist kuskilt ja siis mõtled, okei, mida mina siis endale rääkisin ja no näiteks, mis mulle hullult meeldib, ma arvan, et sina ka selles suhtes võib-olla samastud on see nimi, sõna. väga paljud need, kellega ma nüüd olen siin intervjuusid teinud, siis nad räägivad, et nendele tuleb näiteks uus klient. Vau, väike. Väike. Ma pean vahepeal teemat muutma, sest ma olen selline. Et ja tuleb nagu klient ja siis saad aru, see klient hakkab sulle oma muret rääkima ja siis sa tajud, näiteks minu puhul on see, et ma teen näiteks selle sünnikaardi lahti ja ma vaatan, opa, sarnane minu omaga, kuskilt maalt hakkab pihta nagu siis ütleme, kas ametite poolt, siis läheb suhted ja tervis, ma ütlen, au, 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 au. sa ei tulnud ilmaasjata mu juurde, sa tulid nüüd mulle midagi rääkima. seda ma ei räägi kliendile otse välja, et tead mis, ma nägin sellist asja praegu. ise mõtlen, et okei, Merike, nüüd hakkame vaatama, rahulikult vaatame, mis asja sa tahad mulle nagu ütelda, sina siis kliendina. sul samamoodi on ju, sest sul on protsessid üldse veel nagu kui nad tulevad kehaliselt suurde, sa arvatavasti nagu energeetiliselt kuidagi tajud seda veel teistmoodi. nüüd ja, ma annan ja, mikrofoni sulle. ja seda tajumist ma olen õppinud nüüd ikkagi aastatega päris palju. Ja muidugi, mis on aidanud, ongi see kehapsüteraapia on väga palju aidanud ja tegelikult on konstellatsiooni asendused väga palju aidanud, sellepärast et see inimese tajumine muutub nagu palju selgemaks, sa saad palju rohkem aru. Ja kes on no, avatud, siis tema tajumine on hoopis teistmoodi ka ja sa näed nagu palju nagu, kuidas ma ütlen, seda ka, et kui kinni ta tegelikult on ja kui avatud ta tegelikult on, see taju on, tegelikult me tajume seda kõik. Mhm, Sellepärast, et inimene tuleb ruumi, me saame sellest kohe aru, kas ta on sinu jaoks avatud või mitte, on ju. Nii et seda me tajume kõik, aga me lihtsalt paneme selle kinni ja me ei anna, me ei julge seda võib-olla nagu endasse avada. Ja teine huvitav koht, mida ma olen viimasel ajal, mis on ka hästi palju, me ei võta vastu neid asju, mis meil on. Me ei võta mhm, vastu kasvõi seda, et ma olen tundlik. Need ülitundlikud inimesed, mul on nagu sattunud viimasel ajal nagu rohkem niisuguseid ülitundlikke. Neil on väga keeruline, sest see tundlikkuse aste on nii kõrge, on ju, ja nad tahavad seda kõike ära lükata. Ja mida rohkem me midagi tahame ära lükata, siis see pressib meile aina rohkem peale ja see on kõikide asjadega nii. Ja kus meil see fookus on siis, noh, siis meil on seal fookus täitsa selles kohas, mis ei peaks üldse olema, selles mõttes, et võtta hoopis vastu seda, mis elu on mulle andnud ja kinkinud. Me tahame teha kõik selleks, et see läheks kaugemale. Ja see on väga paljude asjadega nii. Nii et tuleb vaadata, kus see fookus on ja rahaga, kui ma tulen uuesti siia juurde tagasi, me paneme fookuse rahale, mis ei ole üldse, raha on täiesti neutraalne. Kui ma alustasin oma koolituses, ma alati alustasin kunagi niimoodi,
raha on üks väga keeruline asi. ma olen täiesti Mhm. muutnud selle, raha on kõige lihtsam asi Jaa. sellepärast et raha on neutraalne. meie teeme selle keeruliseks, meie paneme sinna 101 asja juurde, emotsionaalsed mingisugused asjad, mingisugused mustrid, reaktsioonid, kõik sinna rahasse kokku. nii huvitav, kui palju asju ma olen sealt rahast inimeste juures avastanud. kui me selle välja tõstame, siis on täiesti neutraalne. aga fookus tuleb panna sellele, mida ma teen. Mhm. raha on ülioluline see, et mida ma tahan teha ja vot sinna peab inimene jõudma, et mida ma tegelikult tahan hinges teha. seda on nii palju muidugi rääkinud, aga ma ikka kordan üle. Ei, ikka tuleb rääkida selles suhtes, et nii huvitav, mulle endal ka kogu aeg nagu trigerdab see asi, et kus ma kunagi olin, vaata nüüd needsamad, mis need on, tõekspidamised või need müüdid või need asjad, et ainult rikastel on raha või raha tuleb pettuste Mhm. kaudu ja ma ei tea, igalühele midagi. Mul pole nüüd ju õnneks juba vist äkki aastakümneid sellist mõtlemist, aga ma sain väga hästi aru küll, kui nüüd jälle võtta seda tagasi, mis siin paar aastat tagasi oli energeetiliselt minul ja mis ma nüüd olen, siis ma mõtlen täitsa uskumatu, siis minu missioon on ka see, et ma ei tohi ajada raha taga, raha kui sellist asja, Mhm. ma pean andma väärtust ja ma pean võtma maski maha. Nagu täitsa pekkis, kui lihtne see põhimõtteliselt on. Ja teie inimesed ka, kui te seal saate oma need sünnikaardid on ju kirjalikud, siis vaadake konkreetselt seda missiooni, mis su missioon on. Eks missioon aktiveerub alles siis, kui sa need eelnevad asjad seal, mis sünnikaardist välja tulevad, läbi töötad. See ei ole nagu niimoodi, põmm, lugesin läbi, et siis ei toimu mitte midagi. Aga see ka, et ma saingi aru, et loomulikult vaimsus tähendab ka see, et nii nagu Kairi tegeleb ka ju vaimsusega, aga sul on mingid teenustel omad hinnad. kõigil, see ei tähenda seda, et sa pead olema nagu selline mingi zen kogu aeg lihtsalt tänava peal sennitad. Et iga asi, aga saad aru, see ma tuleb vastupidi nagu, ütleks, et see on isegi natukene ohtlik et mis sa asi, see sennis zen või? oled. Mina et ise me elame tajun. ju maa peal, me elame ju siin maisel, noh, maa on ju maine, on ju. ja vot see Mm, tasakaalupunkt on vaja leida, kui ma lähen nagu ühele poole viltu, need, kes ainult seda raha taga ajavad, on ju, või siis ma olen selles ainult sennis, siis tegelikult noh, kumbki ei ole nagu, mm, me peame liikuma siia keskmesse, see on ja mhm. me liigume aeg-ajalt sinnapoole ja siiapoole, see on kõik okei, on ju, aga see eesmärk peaks olema see, et ma ikkagi olen siin keskmes ja mina arvan, et ma olen see, kes toob seda inimest siia keskele rohkem kokku, mitte see, et ma nagu ühele poole, et selle ütlen, et mine nüüd hinga ja lase, vahepeal peab hingama ka, on ju, tegema Mhm. hingamispraktikat, sellepärast et kui sa ainult peas oled ja numbreid siin vaaritad, on ju, siis vahepeal mine hinga välja või vastupidi, oled seal sennis, ma ütlesin, kuule, tule nüüd maa peale, hakkame numbreid vaatama jaa, nii et jah, numbrid. jah. selles suhtes on nii huvitav edukuse koodis ka, kui ma edukuse koodi räägin, te saate igaüks seda koduleheküljel ka arvutada, meil on väike arvutusmasin seal ja siis on näiteks Youtube'is ka on need laivide kokkusaamised, käige kuulake, mis ma räägin ja pühapäeviti, võib-olla üle pühapäeva, annan alati teada, millal laiv toimub. tulge osalege, tulge kuulake, mis ma räägin. edukuse koodid, siis sellest ma räägin ka nii nagu Kairil on 22599, eks ju, minul on 73787, iga asi tähendab midagi, et ma räägin seal sinu plussid ja sinu, siis mitte sinust kui Kairist ja Merikesest, aga ma räägin selle numbri plussist ja miinusest, kuhu poole nagu suunata, aga see on selline 1% kogu siis 100%-st, et saad aru, juba selle najal sa saad ennast aidata, samamoodi siis näiteks ka Kairi käepikendusena siis räägib sind, aitab sind selles suhtes, kus kohas sa nagu kinni oled. mina räägin sulle seda ametit, ma räägin needsamad nüüd ma räägin juba kõigest, missioon ja kõik muud asjad, aga see on nii naljakas ikkagi, ma lihtsalt täiega nagu karp jääb lahti, et kuidas hakkab kõik niimoodi voolavuses liikuma. teate, siis meie missioon ei ole raha teenida. raha on energiaraha nagu sõber, me kõik vajame seda, raha vajab ju ka meid, aga raha tunnetab ju ka energeetiliselt seda, kui sa oled temaga sõber, kui sa armastad teda, mitte niimoodi, et ei, 10 küünega nagu kinni, seda on lihtne ütelda. ma olen olnud etapis, oi-oi-oi, ma ei tea, kuidas ma selle kinni saan. Ah, kas katkes ära või? ei, Ma olen siin, issand, ma kadusin ära, appi. ma panen alati telefoni kinni, aga arvake ära, kes helistas, ema. muidugi ja see on ema ka peab alati. ja tead, mis asi, see on ka nii äge. kui me teeme mingeid töid energeetilisi ja kui mul midagi vabaneb ja kui mul mingisugused asjad lähevad lahti, siis need inimesed hakkavad kohe helistama et võib-olla praegu ka mingi ema koht. helistab. jah, nii et see on naljakas, tõesti sest äge.
jaa, ma mõtlen, ma alati panen telefoni kinni, ju siis oli vaja, et ema praegu läbi rabeleb siit. Mhm. Okei, aga tahtsin jah selles suhtes rääkida, lihtsalt ma ei teagi, natukene nüüd energia läks kohe teistmoodi toimetama, Mhm. me alles emaga saime kokku füüsiliselt, aga rahaga on see lugu, et mina näen hästi palju mis minu elus on muutunud, kui ma jahtisin seda raha kogu aeg taga ja ma olen elanud ka, ma arvan, et meis kõigis on seda, rääkige ka kindlasti teie kuulajad nüüd kaasa ja võib-olla Kairi oskab ka rääkida, siis mina olen elanud seda perioodi, kus raha ei ole piisavalt olnud ja olen söönud parim enne kõlblik kuni tooteid ja mul on see natukene siiamaani vahest jäänud nagu kinni, et miks ma peaks kallimalt ostma, kui ma saan odavamalt kohe ära süüa. Et noh, võtta siis kinni, aga teate, siis oli mu mõtlemine hästi haige, sellepärast et ma hoidsin nagu rahast hoopis teistmoodi, ma suhtusin tasse nagu hoopis teistmoodi. ja vaata, kui sa juba praegu räägid, tajud energeetiliselt, vaata, milline, Raske missugune tuli selline on ju, täiesti on mm. ju sihuke, energia seisab, aga rahal -hmm. on vaja see, et meil energia voolab ja väga paljudel inimestel nad on kinni mingites X kohtades. Ma olen kinni näiteks selles töös. Mulle ammu see ei meeldi. Ma tean, et ma Mm peaks siit ära liikuma, aga ma hoian sellest kinni. Ma olen suhtes. Ma hoian sellest kinni, sest ma ei tea, siin -hmm. ma kaotan, ma ei tea, kui palju asju. Ma olen ise kõik seal ka neid asju läbi teinud ja ma tean, millest ma räägin. Nii et, aga seal energia seisab ja need on need kohad, oota, siis ütlesid ka, mul läks nii raskeks. Ma olen ise täpselt samasuguse protsessi läbi teinud. Mul oli periood, kus mul üldse raha ei olnud, sest elu lihtsalt pani mind sellisesse kohta, et vaatame, kuidas on. Kui ei ole -hmm. raha, kuidas sa sealt nagu välja vingerdad? Kas sa suudad nagu elu nautida või ei suuda, on ju? Kas sa suudad üldse sealt nagu või sa oledki, jäädki sinna niimoodi sellesse staatilisse asendisse ja üldse sealt nagu välja ei tule. Nii et elu mängib meiega vingerpussi aeg-ajalt selleks, et me aru saaks, millised energiapunktid meis on vaja lahti arutada ja kas me oleme veel kuskil kinni. Sellepärast, et meil võib ikkagi olla veel minevikust mingid kohad, kus me oleme ikka veel kinni. Kas me oleme seal raha kaotanud, me ei ole sellega leppinud, kas meil on mingid suhted seal olnud, me ei ole sellega leppinud, et need on niimoodi lahenenud. Ja vot need on vaja ikkagi lahti arutada enda sees selleks, et me saaks ukse lahti teha ja siit edasi minna. -hmm. Nii et jah. vaata, kui mul tekkis kohe nüüd nagu numeroloogiline üks hästi huvitav küsimus, et sa noh, manipuleerime natuke selle küsimusega, et kui hea oleks teada see, et millistel sünnipäevade numbritega näiteks inimesed tulevad kõige rohkem konstellatsiooni abi nagu vajama. ma umbes oskan ütelda, kes on sellised, kes vajavad veel nagu, sa ei pea isegi selles suhtes numbreid üldse kasutama, aga on teatud sellised, ütled nagu mina olen jäärapea, ma ei ole tegelikult jäärapea, aga ma olen selline, ma lihtsalt käsin endal teist lugu rääkida ja ma hästi palju kirjutan armastuskirju, andestuskirju, kui mul midagi nagu tunnen, et blokib, vaata, hästi palju teen endaga tööd. et see, et näiteks ma pole elus konstellatsiooni teinud, aga ma väga austan, et see on, ma ei ütle, et ma ei tule kunagi sinna, võib juhtuda, et ma tulen, ma tahaks tegelikult isegi proovida. aga kindlasti on teatud tüüp inimesi, no ütleme, võib-olla tähtkujult saab ütelda, et võib-olla kalad, vähid on ju. numeroloogiliselt saab ka kohe taha panna, et kas kolmas kuu, mis seal vähk on, ma täitsa lampi praegu nagu ütlesin. seal näiteks septembri lapsed. saad Vot aru, ma kuhu ei, ma nagu suunan? ja ma saan aru, et sa tahaks mingisugust võib-olla mingit numbrit siit saada, aga ma aga ära arvan, et ütle. siin ei ei. ole, ma arvan, mitte ühtegi sellist numbrit. Ma arvan, et iga inimene, kes tunneb, no näiteks, kes tulevad, võtavad sinu käest selle numbri, numeroloogilise kaardi. Kas siin on mingisugust analüüsi sul? ma pole, see on väga hea küsimus, ma võiks kohe statistika täitsa niimoodi Excelisse Just, panna, vaata numbrid. kõige jah. rohkem, mida mina näen, on praegu 18, 9, siis on 16, 7, Ja ma siis arvan, et see on sama natukene ka, kes võib-olla tulevad, aga mina ütleks niimoodi, et inimesed tulevad võib-olla, noh, mina ikkagi ju tegelikult nõustan inimesi lihtsalt ja nad tulevad mhm, võib-olla ka ühekordsele nõustamisele, kui nad on kokku jooksnud kuskil. Nad ei tea mhm, enam, mida teha ja neil on see võimekus, mina nimetan seda võimekuseks, tulla abi küsima, sest väga mhm, paljud ei tule. Ja see võimekus tulla abi küsima, mina müts maha nende inimeste eest ja ma ütlen, et see on suur samm. Seepärast, et ma ise olin õudne niisugune pujäänik ja ma tahan üldse abi kuskilt pannud, kuni jalaga lükati, et hakka nüüd küsima. Ja eriti need, ütleme, viimased mingisugune 10 aastat, mis on mind nagu jõuga lükanud sinna kohta, et küsi abi, räägi inimestega, hakka ometigi, tule välja oma mullist. Ma ei tea, kahed üldiselt, nagu sa oled öelnud, mhm. taha väga, see on nii ja, tuttav see, et vahepeal tahaks minna sellisesse oma kookonisse, panna kõik kinni ja öelda, et mind ei ole olemas. Aga elu pressib ja mis mul on olnud väga huvitav,
terve minu elu on koosnenud inimestest, kes on ümber kolmed. Kõik ainult mul on kolmed. Ema on kolm, kaks last on kolmed, eksabikaasa oli kolm, majanumber oli kolm, sõbrannad on kolmed, koostööpartner ja muudkui ütled, hakka minema. Noh, minema, on ju. ja mul praegu tuli seda isegi keha hakkas niimoodi, et nad annavad kõik sulle märku, et mis sa seal, Ja, mis sa pussardad seal, hakkad toimetama, näita ennast, räägi. ja, Ja, just. issand huvitav. Ja selles mõttes on ka üliäge vaadata, et kes need ümber, mis numbrid teil on ju, mida nad tahavad teile siin nagu näidata. Nii et see on nagu ka ülivahva koht. Aga ma arvan, et praegusel ajal ei ole mingisugust kindlat numbrit, kes kuhu mida tuleb, on ju. Nad tulevad erinevate küsimustega, ma arvan. Näiteks mul käivad ka äriinimesed, kes küsivad mingisugust, kuna on ärikonstellatsiooni. Ja see on jälle täiesti teine maailm ja väga huvitav maailm selles mõttes, et seal on täpselt samamoodi kõik süsteemis. Me loome ettevõtte, me võtame kõik oma pagasi kaasa, paneme kõik sinna ettevõttesse ja siis me oleme mingil eesmärgi selle ettevõtte loonud ja siis hakkavad igast asjad juhtuma. Kas läheb väga suure hoogale käima, kuidagi ei lähe käima, siis mul on vaja vaadata, mis mul seal veel on ju. Et ühesõnaga jah, sihukest väga palju erinevaid asju on meil ka ettevõtetes sees, eriti kui me need loome. Kui me loome veel pereettevõtte, no siis on see segadus pudrukapsad. Seal on nii palju asju, mida on vaja lahti võtta. Aga kui me loome ise ettevõtte, üksik näiteks üritaja oled, on ju, siis seal on jälle väga palju neid igasuguseid neid ameteid, mis kõik sinna sisse jooksvad. No mina näiteks. Seal on nagu miljon ametit, on ju. Turundaja, ma olen veel nõustaja, on ju, siis ma olen ettevõtte juht ja siis ma olen veel, ma ei tea, kes ma siin olen, ühesõnaga nii palju ameteid ja ma pean nagu ennast ära jagama selles elus kõikide nende ametite peale ka veel ja see on väga keeruline protseduur, sest enamjagu miks need inimesed, kellel on üksinda ettevõte, tihtipeale jäävad stoppama, sest tal üks osa jääb tegemata sealt, üks ametipost jääb täitmata või mida ta üldse ei taha teha, kus on siuke, mulle ei meeldi see. Nii et igaühel on oma. Nii et see ärimaailm ja see, et inimene üldse liiguks sellesse, et ta looks oma ettevõtte, seal on vaja ka ära lahendada teatud asjad. Ja ma tihtipeale näen inimesi, et ta ei ole üldse valmis. Me mõistuses oleme väga paljudes asjades valmis. Siin peas me räägime igast huvitavaid lugusid. Seal, et ma olen nii palju endaga tööd teinud, ma olen kõik läbi käinud, on ju. Aga kui me hakkame nagu päriselt vaatama, siis tegelikult me näeme, et ei ole üldse sinna kohta inimene jõudnudki. Seal on vaja eelnevalt veel päris mitu asja ära lahendada. Nii et veel mingisugused sõlmed lahti arutada. Nii et sinnamaani üldse jõuda. Väga huvitav, et sa võtsid selle praegu, tead, jälle ma ütlen numbriliselt, ma tean, kes on sellised inimesed näiteks ka, et seal näiteks 9, 18, ma ei tea, miks nad on mu lemmiknumbrid. Lemmiknumbrid, mul on üks hästi lähedane inimene, kes on 18 päeval ja siis, kui ma temaga räägin, talle meeldib tohutult mu energia, see, et ma nagu, ma räägin talle kogu aeg, sa pead järjepidev olema, järjepidev, ta tahab ka nagu teha neid asju. Ja siis ta räägib, ma olen endaga nii palju tööd teinud, nii nagu see Kairi just ütles, et see on täpselt, nagu ma kuulen, et täitsa nüüd ma kuulen seda kuskil. Ja siis vaatad 6 aega ei kuule midagi tast, 2 kuud ei kuule, 3 kuud, siis ma mõtlen, nii tahaks aidata, sest tegelikult on nii väiksed asjad, mida peaks tegema selleks, et sa saaksid jälle energiat. See on jälle nii armas, et sa, Kairi, võtsid selle eesmärgi. Ma arvan, et väga paljudel teil, et pange jälle teie kallid kuulajad siia näiteks kommentaaridesse, et sa ka justkui näiteks ütleme minusugusega või siis näiteks Kairiga, niimoodi saad nagu sisse, mõtled nüüd ja siis nagu ei juhtu mitte midagi. Et kas sul on selline nagu ind olnud või mingi sõbrannaga sealt kokku räägite, et nüüd hakkame ehitama, vaata, ja siis kaob lihtsalt kõik ära. Ja see on meie süsteemis sees. Inimestel on see väga erinev. On teatud kohad, kus inimesed nad innustuvadki, aga nad ei liigu siit edasi. See on meie süsteemne. See ei ole nagu kuskilt, see on õpitud ka väga paljudes kohtades. Ja isegi see võib olla suguvõsaline. No näiteks ma toon niisuguse näite, kui suguvõsas on olnud näiteks rahakaotust ja rahakaotust koos eluga, siis minu süsteemis on see sees, et raha on ohtlik. Ja kui ma seda ära ei lahenda, siis ma olengi niimoodi, et ma elan kuidagi lihtsalt nagu ära. Ja seda raha nagu rohkem ei tulegi juurde. Mul oli just mingi aeg tagasi, meil oli konstellatsiooni kursus ja seal oli üks naine ja
ta on väga edukas naine, kusjuures nähtav naine, aga, aga ta ütles, et tal on kogu aeg see, et kui raha tuleb, ta peab selle kohe välja andma. Õnneks tal on perekond, tal on mees, kes seda kontrollib ja neil on kõik väga hästi. Ja me vaatasime seda suguvõsa oma ja tõesti, see tuleb sealt. Ja see mm. tuleb sellisest kohast, et seal on midagi juhtunud. Me ei pea, mõnel tekib niisugune tunne, et konstellatsioon on see, et nüüd ma lähen ja hakkan seda 7 põlve seal tagasi kõike lahendama. Üldse ei ole vaja. Me ei pea mitte midagi seal lahendama. Me peame endas lahti võtma selle energiaseisaku ja siit edasi minema. Ja vot see on ülioluline punkt. Ja üks naine oli veel hea, ma muidugi hüppan siit nüüd korraks. Hüppa, minu meelest lahe. Ütles, et ta käis mu juures päris mitu korda, me tegime päris mitu tööd ja siis ta ütles, et issand, ma olen käinud mingisuguses 5-6 konstellatsioonis. Ma olen ainult ema lahendanud. Ma pole endani üldse jõudnud. Tegelikult me ei pea ema lahendama. Meil on vaja ikkagi ennast lahendada. Ja kui ma nüüd tulen tagasi selle eelmise jutu juurde, siis kui me lahendame ära selle mingi pusletükikese seal suguvõsas, mis on korraks nagu, me peame sinna lihtsalt korraks vaatama. Me peame selle nagu lahti laskma. Ja siis me saame siit edasi minna. Ja peale seda võib-olla seal, ma ei ole küll taga nüüd rääkinud, see alles meil oli see kursus, et kas ta praegu suudab seda, et ma ei pea enam. Muidu on niisugune tunne, et ma pean selle raha ruttu välja andma, see on nagu ohtlik mu jaoks või noh, ma ei saa, ma pean midagi tegema selleks. Ja see on energeetiline, siin ei ole nii, et kuidas ma ütlen, ma võin mõistusega saada aru, no öeldakse, et pane nii ja tee nii, aga ma ei suuda seda teha, sest energeetiliselt on, siit tuleb nagu midagi hoopis midagi muud. Ja võt need kohad, kui me inimene nagu endas lahendab, siis toimub muutus ka. Nii et see võib olla sügavam, see ei pruugi alati olla nii, et lähme selle õpiku järgi, teeme nii, nagu sa ütlesid, see sinu see 9, mis sul seal oli, on ju, et ta ei tule. Ta ei tule, sellepärast süsteemis on millegipärast sees, et ma astun esimese sammu, aga siit edasi ei lähe ja võtta peab uurima, miks ta siit edasi ei liigu. Sellepärast, et süsteemis on mingisugune koht, mida on vaja muuta. Kõik inimestel on mingid erinevad. Mul tekkis selline küsimus näiteks, meid on peres näiteks 5 last. Et vaata, siis näiteks, et kui seesama konstellatsiooni näide, et seal suguvõsas on nüüd olnud keegi, kes on saanud surma raha pärast. Kui ma võtaksin kõigi meie 5 sünnikaardid lahti, siis ei pruugi olla näiteks, et seal on ka sellised mingid teatud numbrid, näiteks 13, mis viitab, eriti kui see läheb veel suguvõsa numbrisse, see võib viidata, et sul on selline kogemus ja see energia. See suur tõenäosus, et tal on ka see mingi rahaga värk. No väga hea, et me räägime, seepärast mina salvestan kogu aeg praegu mingeid asju ka endal, nagu mida ma saan kasutada. Ja siis ma mõtlen seda, et aga kui me oleme näiteks 5 õde-venda, siis kõigil ei tule neid numbreid välja. Et tahtsin siit nagu küsida ka, et vaata 5 näiteks pereliiget ja siis ühel võib-olla on ainult see probleem selle rahaga, eks ei pruugi olla, et kõigil on sama muster. Et see ei lähe niimoodi ka automaatselt, on ju. Ei. Absoluutselt ei lähe ja me võime olla täiesti ühed samad vanemad, üks ja sama keskkond ja me võtame ühe sama sündmuse näiteks, mis meil on perekonnas olnud. Õde ja vend kirjeldavad seda sündmust totaalselt erinevalt. Sellepärast, et see pagas, mis nemad on endaga kaasa saanud, see on täiesti erinev. See, mis nendega elu jooksul on juhtunud, see on täiesti erinev ja nad näevad seda ühte sama sündmust täiesti erinevalt. Ja sellepärast ma ütlen, me ei saa võtta niimoodi, et on samamoodi. Isegi ühe pere lapsed, me ei saa võtta, et on samamoodi. Väga erinev on. Nii et tuleb ikka iseennast tundma õppida. Ja ma tegelikult küsisingi rohkem seda küsimust, teate, teie pärast, teie kuulajate pärast, sest need on need asjad, mis minult küsitakse, et näete, mul on nagu vend. Teine lugu on näiteks ka, võib-olla ka natuke midagi ütled siia vastu. Mul on olnud 2 korda võimalus teha kaksikuid, aga ainult 1 kaksikutest on tahtnud sünnikaarti, mõlemad on õnneks olnud siis suulised, mis on hästi huvitav ja siis ta näiteks küsibki, et aga siis mu nagu sellel teisel kaksikul on ju samad numbrid, ma ütlen, on küll. Et ka need numbrid, kui sa nüüd kuulad, siis ma räägin nende plussidest ja miinustest ja siis ma annan soovitusi. Sest nüüd, kui näiteks sinu õde või vend, siis ma ei mäleta enam, ma ei taha isegi öelda, kes seal oli, aga kui ta istuks ta kõrval ja ma hakkaksin rääkima, ma ju sain kohe aru, see, kes tellib selle sünnikaardi järelikult, tema valmis muutusteks, tema tahab teha muutusi. Järelikult see teine ei ole selleks valmis, seepärast nad ikkagi omavahel suhtlevad, et isegi kaksikute puhul on ju ma arvan, et kui sinu juurde konstellatsiooni tulevad, siis nad ju samamoodi, numbrid on kõik samad numeroloogiliselt, vaata kui huvitav.
et isegi samal hetkel, kuule kellaajal tulid sealt välja. Et aga ikka ja nagu teise energiaga aga saavad asju. seal no, numeroloogiliselt on ju ka, sul on teatud punktid, mida sa pead läbi töötama, on ju Mhm, nii? mhm, Ja kui sina hakkad neid punkte läbi töötama, me liigume erineva kiirusega, meil võivad olla väga sarnased sünnikaardid. Me töötame läbi need punktid ja samamoodi on, kui inimene tuleb teraapiasse, me töötame läbi teatud punktid, sa jõuad mingisse faasi ja sa oled mhm, hoopis teises kohas kui see, kus sa alustasid, on ju, nagu see mhm, kaksiki, on ju, üks mhm, kaksik peab läbi töötama, ta on võib-olla need kolm, noh, piltlikult 3 punkti läbi töötanud, on ju, ta on juba teises kohas, ta näeb mhm. maailma hoopis teistmoodi. Ta on võtnud ära oma roosad prillid, pannud siia ära ja ma saan aru, pekki, ma ei olegi selline. Ja mul on veel Jaa, need ja need asjad, on ju. jaa. Nii et see sõltub sellest väga palju, mida me oleme endas läbi töötanud ja ma ütlen ausalt, kõige suurem muutus tuleb siis, kui ma saan aru, et ma olen vaadanud seda maailma läbi roosade prillide ja nüüd Mm, ma võtan need eest ära ja ma saan aru, et see maailm totaalselt teistsugune paik ja need inimesed, mida ma olen arvanud, totaalselt teistsugused, käituvad teistmoodi, reageerivad teistmoodi ja vot see on suur muutus, see on meeletu muutus. Väga palju inimesed jäävadki kinni, näiteks suhetes on samamoodi. Me istume selles suhtes ja mulle tundub illusioonis, ma ikka tahan luua seda, et tema on see õige, kõige parem, kõige-kõige, ammu saan aru, ta on no mhm, kõige-kõige kehvem variant võib-olla üldse siin maamuna peal, aga mina räägin endale lugu, tema kõige parem variant. mm. nii et Nii tuttav. just, ja kui me sellest välja tuleme, siis me lõpuks saame aru, et vau, seal olingi, istusingi kinni ja töökoht Jaa. samamoodi, seal võib olla ikka igast erinevaid kohti, nii et ja võib-olla isegi mingid, noh, see ei pea alati paarisuhe olema, mõni lihtsalt suhe on ka väga toksiline ja me ei pea seal nendes istuma, on ju, et aga me peame aru saama endast, esiteks, mis mind seal kinni hoiab, mis minu Mm, need kohad on. Väga palju inimesed tahavad vaadata ikka tema, on ju, aga mhm, tegelikult me peame ennast tundma õppima, miks mul on seda vaja, mis mind kinni hoiab, kas ma olen mingisuguses sõltuvuses või milles ma üldse olen antud ajahetkel. Ja kui ma mm. selle endast nagu lahti pakin, on ju, hakkan aru saama endast rohkem ja rohkem, siis ma saan ka mingeid samme astuda. Aga niikaua, kui ma seda ei ole teinud, siis ma olen ikka selles punktis, istun kinni See on ja nii huvitav. energeetiliselt ja rahaliselt ja vot kõik nii ongi. Kõik on seotud omavahel, teate, kui sa räägid, siis mul samal ajal jooksis nagu oma film lihtsalt siin niimoodi, kõik need mingid etapid, mis on olnud. Siis, kui sa oled raskes hetkes, siis parem on ju sõbrannadega klatsida nagu, et minu mees on nagu selline jobu, siis sõbranna räägib ka, et tema mees on ka selline jobu, vaata. Ja siis, kui sõbranna ütleb, no kuidas sinu jobul läheb, siis ma ütlen, mis minu mees ei ole jobu, vaata, et sinu mees on jobu. saad aru, nagu oled kogu aeg mingis oravarattas, aga seal ei ole arengut nagu kui sellist, et ma mõtlen ka, et joh, ei tea, et kus on ikka olnud elu, kuule, nagu Chicagos selles suhtes, et mingi täiesti õudne. kirjutage teie ka palun kommentaari, kas teil on ka elu olnud selline, nii nagu Kairi ütles, roosades prillides, see nagu, sa saad aru, et see kõik on jama, aga sa ei saa aru, nagu saad aru, nagu selline ja siis, kui lõpuks ja toimub ma jällegi ütleksin, et peavad toimuma mingisugused elus mingisugused etapid, mingisugused eksamilaadsed asjad ja nii nagu sina ka oled jõudnud konstellatsiooni, mina ütlen, mina jõudsin noh, konstellatsiooni enne seda ikkagi enesearengu teekond, eks ju. see kuskilt ju hakkab, on ju, see ei hakka kohe põmm, minul hakkab numeroloogias, sul ei hakanud konstellatsioonist. see kuidagi hakkab, noh, arvatavasti sellepärast me lahku läksimegi, on ju, või olemegi läinud, sellepärast et meie ju areneme, on ju, siis see teine pool ei arene. tuleb õppida ju lihtsalt ka lahti laskma. teate, sellest võib vahutades nii palju rääkida, et mul on see lemmikteema, lemmikteema. paarisuhted on ka minu teema enamus seda väga võiks kogu aeg palju. rääkida, see on nii huvitav. me teemegi ükskord kohe selliseid, teate, kambakesi, kirjutage, kas teil ka meeldib nagu, aga vot ainuke asi, mis mulle ei meeldi enam, vanasti meeldis sõbrannadega nagu klatsida, enam mulle ei meeldi, ma olen sellest nii tohutult välja kasvanud, ma tahan alati seda, et lihtsalt enda sisse vaadata, mis minu sees, mis protsess mul nagu toimub. Ja, sul juba suu ja läks lahti, tahtsid rääkida? ja ma tahtsin öelda selle klatsimise jutu peale ja sellise, me paneme väga palju energiat ja teate, kuhu me siis paneme sinna teise inimesse.
mm, mida rohkem me mõtleme, mida rohkem me temast räägime, mida rohkem me nagu iseendast sinna anname, me anname endast tohutu palju energiat sellele teisele inimesele. ja vot see on jube hea, kui inimene jõuaks selle kohta, et jälle ma lähen sinna, milleks? mhm, mhm. mina olen kõige tähtsam, mina pean endale energiat andma, miks ma jälle sinna ronin, jälle see ja tema tegi ja tema oli, jälle annan energiat ja hakake kogu aeg märkama, kuhu ma seda energiat annan ja siis ma olen päeva lõpuks, ma olen nii väsinud, ma ei jõua Ja, mitte. Seepärast ma olengi väsinud, ma olen kõik energia ära jaganud, mm. sinna natuke ja ongi otsas. Nagu mega huvitav, samas on see, et nii nagu sa ütledki, et raha, see kõik on ju omavahel seotud, suhted on ju, siis see Absoluutselt, raha, kõik. sul pole isegi üldse aega, sa pead mõtlema kogu aeg mingisuguste jamade peale, kas jama Mhm, töökaaslane või mingi situatsioon. mhm, Tead, kui sellised tööriistad oleks antud meil juba siis, kui sa saad 18+, on ju, et meie mõistus oleks ka valmis juba võtma selle, nagu võtma valmis, et sa mhm, keskendud iseendale, aga me, mis me oleme, on ju, me alati nagu süüdistame ennast, me äkki ei olnud piisavad, ei teinud nagu nii hästi ja ta, mingisugune selline mhm. et jah, ja tahan käega muidugi lükata. see suhteteema on ülioluline ja mida ma näen ikkagi inimese kõige kehvem koht, mul on endal seesama olnud, on kommunikatsioon kahe inimese vahel. Mhm, seda peaks õpetama juba koolis, aga seda ei mhm, õpetata, see on nii kehva ja nõrgal tasemel ja vot nüüd ja rohkem me siin arvutites istume ja veel rohkem, meil puudub see side inimestel, omavaheline side aina vähemaks ja me ei suuda enam kommunikeerida ja ma suudan ära toksida siin need 3 sõna, on ju, ja see on fine, aga see, et me suudaks üksteisega täiesti niimoodi, no nii nagu meie sinuga siin praegu on ju, mõnusalt nagu ära rääkida mingisugused kohad ja ennast ka väljendada selliselt, et teine saab aru ja ma ütlen sulle, mhm. teine ei pruugi aru üldse saada, sest tema maailm on täiesti teistsugune. Oh ja, just, nii et see on oh juba ja. järgmine teema. selles, et seda on meil tõesti nagu vedanud, et ma räägin päriselt, nii nagu Kairigi ise teab, et me tegelikult räägime täiesti päriselt, vot niimoodi Kairiga nüüd nagu näost näkku. Me oleme saatnud hästi palju häälsõnumeid. Ma ei küsinud, Kairi jälle saadab mulle midagi, Kairi tavaliselt ei küsi, Kairi õpetab mind, seepärast mina kogu aeg küsin. sest Kairi on nii palju nagu minust nagu eespoole ja aitäh, et sa oled mu elus, selles suhtes, et fantastiline. Aga niimoodi tõesti, et mina ütleksin, et meil on ikka sagedused suht samal Mhm, noh, kõrgusel, vaat sellepärast me nagu haakume, me saame üksteisest aru. mhm, Ja teate, mis kallikesed, et Kairil oli veel üks hästi huvitav lugu, mis mina tahtsin, et ta ära räägiks. Meil praegu mõlemal lõksu läks meelest ära. väga paljudel teist on olnud ka küsimus, mida ma ettevõttele nimeks nagu panen. mhm, ja siis see tuli niimoodi, kui ma ütlesin Kairile ka, et kui sa nüüd tuled siia, et aga pane, ma panin täna just spetsiaalselt numbrite keel taha. et aga ma ütlesin Kairile, pane ka oma ettevõtte nimi, siis ta ütleb, et see ongi mu ettevõtte nimi. ütlesin, ah soh. et mhm. siis räägi, Kairi, miks siis selline ettevõtte nimi, nagu sul nüüd siin on praegu, Kairi Ja Kuusma? minu ettevõtte nimi ongi minu nimi ja ma mäletan, kui ma lahutasin oma abielu, mul oli ennem teine nimi ja võtsin tagasi oma perekonnanime, mis mul oli ennem, see on minu isa perekonnanimi ja ma tundsin, et ma pean selle panema. ja siis lihtsalt nii läks. mul on küll Kairi Kuusma konsult, et ma tundsin, et seal peab olema nagu mingi lisaaktsent juures, on ju, aga see oma nimi, ma ei tea, ja ma arvan, et see peab tulema ikkagi väga, mitte punnitatult ikkagi see nimi Mhm. ja ma ei usu, et keegi nagu väga ise saab ikkagi öelda, et pane nüüd see, noh, ikkagi mina arvan, et see peaks tulema. ja kui ma nüüd liidan kokku Kairi Kuusma numeroloogiliselt, tuleb number 8. sobib, kes teab, see teab, me ei just, hakka praegu rääkima, kes teab, see ja, teab. just, ja. nagu mega põnev. Mhm. nii et jah, see nimelugu tuli kuidagi täiesti spontaanselt sisetunde järgi ja ma tundsin, et ma rohkem pean võib-olla pöörduma selle isa suguvõsa poole, noh, ja perekonstellatsiooni järgi on ju, ja rohkem seda tuge endalt sealt võtma. sa pead Mm, olema avatud selleks, et seda tuge võtta, on ju. et kuidagi tekkis see tunne, jah. ja mhm, isa on välismaailm meil ja isa on seotud rahaga mhm. ja otseselt. kaheksa ka veel tuleb kokku, siis on Mhm. jackpot. selles suhtes, et väga hea. ja issand, kui huvitav, teate siis siit tuleb mul praegu lihtsalt meelde selline asi, et kui mult küsitakse ka, et ettevõtte nimeks tahab vot seda ja ma ei konsulteeri väga palju, aga ma olen nagu lihtsalt öelnud, et kindlasti kuulake oma sisetunnet, et mis asi see nagu on, siis minge seal suletud Facebooki grupis on mul olemas täiesti tabel.
miks ta on suletud, seepärast et siis igaüks sisse ei tule, et ma ikkagi tahan, et te vastaksite mulle kuhugi nagu küsimustele, mitte kuhugi ja sinna tulevad küsimused. Teid on nii palju juba, 2,4 tuhat, appikene, me saame mingi uue Tartu ehitada kõik koos, mõelge, kui palju energiat. ehk siis ja, usaldage oma sisetunnet just, ja ma ja tahtsingi öelda, et ärge jääge kuskile kinni mingitesse numbritesse, ma ei tea, millega. Mina mäletan, me ühe ettevõtte lõime niimoodi mul koostööpartneriga, võtsime astroloogilise kaardi, tegime kõik pum-pum-pum-pum. Läks ikkagi, noh, läksime oma koostööga lahku. Et see ei pruugi pädeda, vaid kõige olulisem on see, mis energia ma antud ajahetkel panen sellesse ja kuidas ma seda tunnetan, seda loomisprotsessi enda sees. mm, See on kõige tähtsam, see energeetiline koht on kõige olulisem, see energia panus sinna. Ja kui mul tuleb see on õige, siis see on õige. mm, Unustage mhm, kõik muu ära, numbrid, teiste ja, arvamused. Mina ütlen alati, mu koolitustel inimesed käivad, ärge kuulake kedagi, jõudke sinna punkti, et te tunnete, et teil on õigus. Te peate ja. jõudma sinna. Just, ärge Meika Merikesega alati ei, kuulake. siis Puhas tõde ei pruugi olla, leidke oma tõde. Kairit ärge kuulake, mind tasub alati kuulata. Just. Ja ega muidu ei vist valeta. ikkagi. kuulake meid mõlemat ja ei, selles suhtes küll sisetunnet tuleb kuulata ja teate, tegelikult vot siin on üks hästi hea asi ka, mis ma tahtsin rääkida. kuidas ma räägin, kas mina olen teile õige numeroloog? kuulake erinevaid numerolooge, võib-olla on hoopis keegi astroloog sulle nagu tähtsam. siin näiteks Kairi on konstellöör ja sul on väga palju tööriistu. ma olen nüüd juba teinud oma podcast'ide sarjas mitme erineva konstellööriga juttu, nii nagu Kairiga ütles, et ta teeb seda online'is, nagu online'is väga palju võimalusi. et tunnetage ära intuitsiooniga, et kas see on sinu inimene, seepärast mina olen võib-olla mõne jaoks liiga nagu maskuliinse energiaga, et ma võin ka suulises nunnutada teid, aga vahest ma ütlen ka, et kuule, nüüd on nii, vaata. et võib-olla sulle ei sobi see. Kairi on rohkem nunnutaja, aga ma arvan ka, Kairi, sina, Ei kui sa ole ikkagi alati. näed, ei ole, Ei ole näete, alati. tuleb välja, tuleb välja. mõelge Alati. hästi läbi et, et ja, et sa võid seda ja lisada ja samas seda, et Kairi, kus sinu asjade kohta nagu infot saab, et kas ainult see nime järgi on sul koduleht, on sul Facebook, jaga natuke meiega. Jah, mul on koduleht kairikuusma.ee, mul on Facebooki konto Kairi Kuusma nõustaja leht, mm.. siis mul on YouTube Kairi Kuusma Vau, Instagram vau. Kairi Kuusma, nii et ma olen päris mitmes kohas ikkagi kättesaadav, nii et ja LinkedInis olen ka, kus ma mõnikord panen, on just seda ärikonstellatsiooni osa proovinud seal laiendada. Natukene on see võib-olla jäänud stoppama seal praegusel ajahetkel, aga ma tahan sealt kindlasti edasi minna, nii et see osa mind see raha teema on huvitanud, see mind käivitab see on nagu põnev Päriselt. ja et see nagu see raha psühholoogia ja raha energeetika, see mind on väga huvitanud, nii et jah, sellega ma väga kindlasti huvitav, sest kes teab, et tegelikult, et kuidas me saaksime ka ühildada, tulevik näitab seda, aga ma tahaksingi natukene juba lõpetada või lõpupoole nüüd minna, teie kallid vaatajad, et kommenteerige, mis teile siin selles suhtes need teie elukogemused, mäletate, kui ma rääkisin, mina rääkisin, Kairi rääkis seda, et millised need sellised tagasilangused, mida te olete õppinud sellest tagasilangusest, miks oli mingisugune asi teie jaoks näiteks hoopistükkis nagu hea, et peatas võib-olla mingit kiirustamist. samas ka need asjad, et kas Kairilt oleks veel midagi küsida teie arvates, mida te tahaksite veel rohkem, et näiteks Kairi võiks tulla uuesti meile millestki rääkida, võib-olla mingi, ma ei tea, mida iganes. nii nagu ma alati, ükskõik mis külalised meile tulevad, sest mina ei oska võib-olla välja mõelda neid küsimusi ja Kairi ei oska välja rääkida, mida võib-olla hoopis teid huvitab. ja kui teil on midagi väga isiklikku, mida te tahate küsida Kairi käest, siis kirjutage, te leiate üles Kairi sealt Facebookist oma nime järgi, eks ju, Kairi? jah, et või siis võib ka meiliaadress kairi.kuusma@gmail.com võib mulle ka kirjutada. ja, et tehke seda julgesti, sellepärast Kairi ongi siin, et aidata ja nii nagu mina olen siin, et aidata. nii nagu Kairi ütles, et ärge tegelikult kuulake meid, kuulake intuitsiooni ja niimoodi kuulakegi, seepärast et me peame eelkõige iseennast nagu tunnetama, et ja siis teeme selle sammu. ja sina, kallis naine ja teie üldse naised, mehed, kes te siin olete, kui te käite nüüd seda Kairi Kuusma nimelist Facebooki vaatamas, Instagrami, siis pange need lingid siia kommentaaridesse, ükskõik kes teist nagu kiiremini saab. teeme nagu sellise isegi vaata, mis see on võidujooksu või ei tee.
ei tee, võistlust ei tee. mida Kairikene tahab meile veel ütelda lõpetuseks? no ikkagi seda, et kõige tähtsam on iseenda tundmaõppimine. No, mitte midagi ei ole teha ja lõpuks ikkagi jõuda selleni, et armastada iseennast. nii nii, nii kõige nunnu. tähtsam tee, kõige Mulle tähtsam ka tee. meeldib. ja just. aitäh Mhm. sulle, Kairikene, aitäh teile kõigile ja ma arvan, et läbi teie küsimuste me saame teada, mis teemadega me siia võiksime Kairiga uuesti tulla. aitäh, Kairikene, sulle. ja aitäh sulle ka ja teistele.